Toomas Kivimägi, palun. Väga lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Mina ei soovi oma sõnavõtus keskenduda niivõrd eelnõu sisulistele küsimustele. Seda ennekõike ka põhjusel, et mul puutub igasugune puutumus suitsetamisega. Ma ei ole kunagi suitsetanud ja ma olen selle üle uhke ja ma loodan, et see aeg, millal ma võib-olla hakkan suitsetama, on väga-väga kaugel. Samas on ikkagi sisu poole pealt minu jaoks väga pretsedenditu tegelikult ignoreerida tubakadirektiivist otseselt tulenevalt, et mitte öelda kohustuslikku. Ehk seesama võimalik trahv, mis ma räägin kuumutatavatest tubakatoodetest, see võimalik trahv, mida tegelikult ka sotsiaalkomisjoni esimees möönis, et see võib tegelikult meid ähvardada. Ja selles mõttes nii leigelt minna mööda nagu nüüd sellest teemast, et vaatame millal, kus ja kuidas. Ja mis veel nagu minule jäi kõrva, et ma ei pannud tähele, et minister oleks oma seisukohta muutnud, et komisjoni esimees päris oma sõnavõtu alguses viitas ühele ministri kirjale, kus minister toetas kuumutatavate tubakatoodete lisamist sellesse eelnõusse. Küll aga järgnes loomulikult mitme ametniku poolt erinevad seisukohad võrreldes sellega, mida minister oli öelnud. Aga minu sõnavõtu tegelikult eesmärk tuleneb tegelikult sellest, mida ma olen ülikoolis õppinud, nimelt õigusteadust, ja ma proovin siin viimasel hetkel veel oma diplomit nagu õigustada. Ja minu murekoht on tegelikult selles, et antud juhul mulle tundub, et kellegile isiklikult mitte meeldivaid muudatusettepanekuid, ma ei pea siin silmas komisjoni esimeest, sotsiaalkomisjoni esimeest, püütakse tegelikult ignoreerida, rikkudes tegelikult menetlusnorme, minnes mööda Riigikogu töö- ja kodukorra seadusest. Siinkohal on kohane, et mitte öelda lausa kohustuslik tegelikult meenutada legendaarset vandeadvokaati Simon Levinit, kes on kunagi öelnud niimoodi, et armsad sõbrad, materiaalõigus, see on käsitöö, aga menetlus, vaat see on üks kaunitest kunstidest. Ma arvan, et need on ühed sellised tõelised juhtlaused, juhtsõnad meie kõigi jaoks. Aga paraku seekord pean mina möönma, et tegelikult komisjon on käitunud neid norme ja kasutanud menetlusnorme äraspidiselt. Ja milles asi? Ehk seesama, millel ma tegelikult viitasin, et 23. jaanuaril esitasid 7 Riigikogu liiget 10, nüüd väga rõhutan, omavahel seotud või integreeritud muudatusettepanekut. Ja kui me nüüd loeme Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 102 lõige 1 ja 2, siis tuleb muudatusettepanekute loetelusse kanda ühe esitaja esitatud ja omavahel sisuliselt seotud muudatusettepanekud ühe muudatusettepanekuna ning märkida muudatusettepanekut juurde üks komisjoni otsus. Et seda nõuet oleks võimalik järgida, tuleb ka juhtivkomisjonis tegelikult muudatusettepanekute arutamisel ühe esitaja esitatud ja omavahel integreeritud ettepanekuid käsitleda ühe muudatusettepanekuna. Antud juhul sotsiaalkomisjon on minu hinnangul neid menetlusreegleid rikkunud, hääletades neid 10 muudatusettepanekut ühe kaupa. Ja õnnetust tegelikult, et üks neist 10 muudatusettepanekust läks ka läbi ehk leidis komisjoni poolse toetuse. Samas see üks läbiläinud muudatusettepanekut ilma nende 9 ei oma mitte vähimatki tähendust. Tegelikult on menetlusnormid ütlevad sarnaselt, et integreeritud muudatusettepanekute puhul ei ole võimalik lisada eelnõu teksti ainult ühte või mõnda integreeritud ettepanekut. On võimalik kas kõik või mitte ükski. Riigikogu ei saa loomulikult võtta sotsiaalkomisjoni rolli ja ega muuta olematuks toimunut. Ja Riigikogu senist praktikat arvestades ei ole tegelikult ka Riigikogu juhatus sekkunud komisjoni. Ma palun 3 minutit lisaaega. Palun juurde 3 minutit. Ei ole ka Riigikogu juhatus tegelikult sekkunud komisjonide töösse, sellepärast et see on üsna selline tülikas ja suur väljakutse. Seetõttu tegelikult minu hinnangul ei ole võimalik muud moodi
nende menetlusnormide rikkumist klaarida, kui et toetada muudatusettepanekuid 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 ja 16. Ja nende ettepanekute toetamisega saab ühtlasi taastatud ka 7 Riigikogu liikme poolt esitatud ettepanekute integreerituse iseloom, nii nagu meie enda kodu- ja töökorda reguleeriv seadus seda ette näeb. Ehk see on võimalik tegelikult need vead siin saalis täna ära parandada, seda enam, et, nagu me korduvalt kuulsime, et tegelikult sisulist vastuväidet ka ministril vähemalt kuumutatud tubakatoodete lisamiseks sellesse eelnõusse tegelikult ei ole. Ja päris lõpuks väga isiklik repliik. Minu isa, kes on 82-aastane, ta on eluaeg peaaegu suitsetanud ja ma olen muutunud väga murelikuks tema suhtes, kuivõrd tema tõmbab ikka valdavalt seda tavasigaretti, mis põleb, ja kuna tema selline kontroll enese üle ei ole kõige hiilgavam, siis ma olen tõsiselt murelik selle üle, et see võib lõppeda väga halvasti nii temale kui ka sellele varale, kus ta tegelikult seal elab. Ja õnnetust või õnne, mul on õnnestunud isale tegelikult pähe määrida nii-öelda e-sigaret. Siin ka kolleeg aitas mul isale soovitusi anda, et see kuidagi talle meeldivaks teha, ja ma ütlen, ma olen siiralt õnnelik selle üle, et see risk, nii-öelda tulerisk või mis tänu tavatubaka suitsetamisele võib tekkida, on tänu e-sigaretile tegelikult leidnud sellise turvalise lahenduse. Nii et ka siin on ka see kuumutatav tubakatoode on üks võimalik alternatiive ka e-sigaretile, kellel ei soovi nagu e-sigaret. Nii et olen kaugel sellest, et e-sigaret või kuumutatav tubakatoode on tervislik. Ta on ikkagi ebatervislik. Tõenäoliselt on ta tervislikum kui tavasigaret, aga veel kord, ta on tuleriski silmas pidades, kui palju on tegelikult tulekahjusid juhtunud inimestega, kes on voodis suitsetanud. Kui neil oleks olnud ka võimalus tõmmata e-sigaretti, siis ma arvan, et oleks paljud tuleõnnetused jäänud olemata ja paljud inimelud jäänud ka siia maa peale veel edasi elama. Nii et need olid minupoolsed märkused. Tänan tähelepanu eest.